kas sa teadsid, et on olemas selline ansambel nagu Oakley Dokley, Ei teadnud, ma ei teadnud mis seda. põhimõtteliselt koosneb ainult Ned Flandersitest. Ahaa, Seal on, ma vist mõtlengi, et mitu liiget seal korraga, seal on mingi 4-5 liiget minu meelest seal bändis, ja nad kõik on riides täpselt nii nagu Ned Flanders on. Kõigil on vuntsid, kõigil on prillid. Ja nad laulavad laule, mille pealkirjad on nagu näiteks White Wine Spritzer või Godspeed Little Doodle või siis näiteks We're Coming for You Neighborinos. Ja nende stiil on kuidagi sellise nagu mix või kuskil vahepeal selliste stiilidest nagu hardcore punk ja crust punk, et on üsna karm värk, natukene oota, mis see teine pool oli? Crust punk, ma isegi ei tea, mis žanr see on. See on mingisugune krõbedakooreline punk. Ma saan aru, ta on nagu inglise punk-rocki ja siis ekstreemsemate metalli stiilide nagu vaheline selline segu. Aga jah, siuke bänd nagu Oakley Dokley, nendel on ka üks plaat salvestatud, mille nimi on Howdly Doodly. Väga, väga stiilipuhas värk. Okei, crust punk. Miks on vaja nii palju žanri nimetusi, ma ei saa aru, või selliseid nagu alamkategooriaid? Miks ei või lihtsalt olla punk või metal? Ma olen selle peale ise ka mõelnud, aga ausalt öeldes ega ma mingit vastust pole suutnud välja mõelda. Ilmselt on selle pärast, et lihtsalt ongi nagu äge, kui sa saad nagu mingi oma stiili välja mõelda. Okei. Nagu, kui ma mõtlen crust, ma mõtlen Hiina toidumenüüde peale, kus on krõbe kana või krõbe part, et siis on nagu krõbe punk ka inimestele, kellele ei meeldi niisama pehme punk. Pehmed punk ei taha sellist nagu, mis see nagu, see on siis smooth punk või nagu selline sellest ma pole ka kuulnud. Silky punk. Ja silky punk. See oleks päris hea. Me peaks tegema. See kõlab nagu meie bändi nimi. Jah, see on nagu see kunagi oli selline mul sõnad täna üldse ei tule välja, ma ei tea, mis sellest saate tegemist niimoodi välja tuleb. Mu isegi kummelidee on otsas, aga kunagi oli selline komöödiasari nagu A Bit of Fry and Laurie, kus siis Stephen Fry ja Hugh Laurie, 2 komöödianäitlejad, tegid erinevaid sketše ja nendel oli üks siuke sketš nagu light metal, mis on põhimõtteliselt nagu heavy metal, aga ilma nii palju raskuseta. Kergem variant heavy metalist. Ei, ma ei tahaks seda kuulda. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet Popkulturistid. Ma arvan, et ma olen umbes 5 minuti kaugusel särgi äravõtmisest. Mul on lihtsalt nii palav. See on absurdne. Lihtsalt nagu olukord on praegu selline, et Ivo, sa saatsid mu kappi, sest et sa ei suutnud üle elada seda ruumikaja, mis iseloomustas meie eelmise 2 saate kõla, vähemalt minu poole pealt. Ja nüüd ma olen siis toonud siia kappi põhimõtteliselt oma 5-aastase tütre teki, mis katab riiuleid ja siis enda ja oma elukaaslase ülisooja ja raske teki, suure teki, mis on siis siukse nagu katusena mu peal. Põhimõtteliselt see ei ole isegi mu kohal, vaid see on reaalselt ma oma peaga hoian seda tekki üleval ja siis see tekk läheb, ülemise otsaga läheb siia kapi sisse ja alumine ots on siuke nagu suur keep mu taga siis põhimõtteliselt. Nii et see on siuke telk, mille see tugi, see pulk või kepp olen mina ise. Ma arvan, et see on armas. Selles suhtes, et kas see ei vii sind tagasi nooruspõlve, kus sa ehitasid omale patjadest ja tekkidest ja diivanitest ja toolidest igasuguseid selliseid onnikesi tuppa. Ei meenuta sulle sellist aega? Täiega meenutab. Lihtsalt ma ei mäleta, et seal nendes onnides nii
palav oleks olnud, selles mõttes, et tõesti see särk ise hakkab ära tulema mul seljast, ma juba tunnen. Aga noh, selles mõttes, et ka see on ju asi, mida me pole teinud, topless podcast, et noh, täiesti kasutu asi iseenesest, aga natuke elevust vähemalt meile ilmselt, ma ei tea, kui elevile sa läheksid muidugi, kui ma särgi ära võtaksin, aga eks me saame seda näha. Üsna elevile, noh. Okay. Aga noh, see on nende uute aegade ja uute harjumuste nagu võlu, et samamoodi nagu tegelikult meie kuulajad ei saa aru, mida me kanname ja kas me oleme parasjagu kapis või mitte, et siis see on ju noh, nagu teeb palju asju lihtsamaks, nagu sa ei pea koosolekutel ka käima enam, eks ole, pükstega, sest enamus videokoosolekud näevad ainult, eks ole, sinu särki ja pead ja ega noh, vahet pole. Ja ma pole ühelgi koosolekul pükstega olnud enam, nüüd pandeemia ajal, mitte ühelgi koosolekul. See oli esimene võimalus, mida ma kasutasin üldse, et sellest pandeemiast kuidagigi kasu lõigata või kuidagigi nagu pöörata see meeldivaks tagasi enda jaoks, et siis kohe püksid läksid esimesena ja siis kohe koosolekule. See on nagu kuidagi, millegipärast see on esimene asi, mida kohe tahaks nagu proovida. Et kui ma selle särgiga ära võtan, ega siis mul ei olegi midagi seljas. Selles mõttes, et püksid on juba ammu jalast võetud. No siis ongi nagu selline alasti podcast, mis omaette on nagu huvitav kontseptsioon. See on natuke nagu kunstiprojekt, alasti podcast. Jaa, on küll jah. See on kõlab väga kontseptuaalselt. Ma just mõtlengi, et huvitav, kuidas see teema käsitlustesse edasi kandub. See ihuline paljastus, et kas ka jutt muutub ausamaks. Et ega seda ei tea. Me viimases saates küsisime inimestelt, et nad jagaksid meiega mõtteid, mida nagu selle kodus olemise aja vältel peale hakata, kuidas siis oma elu põnevamaks teha. Meil ei ole väga palju soovitusi tulnud, eks selle salvestamise ja saate eetrisse mineku aja vahel on veidi aega ka veel, aga ausalt öeldes ma ei ole vähemalt ise tundnud terve selle perioodi jooksul nüüd juba mitu nädalat, et mul saaksid tegevused otsa. Ma avastan nii palju toredaid asju, mida teha kogu aeg. Näiteks just hiljuti ma hakkasin taas GTA San Andreast mängima ja avastasin, kui lahe mäng see on. Muidugi siin on nüüd jällegi oht, et meie saated võivad väga videomängude jutu rohkeks muutuda siin vahepeal, sellepärast et kõik mõtted, mis mul seni on tulnud, on keerelnud kas videomängude, filmide või telesarjade nagu ümber. Et ma ei ole nagu vist väga multi nagu funktsionaalseks muutunud siin kodus. Jaa, aga ma toon nagu siukse seksika ja ohtliku elemendi siia saatesse tagasi sellega, et ma oma särgi eemaldan umbes 3 minuti pärast, nii et siis võib jälle, seda aru, siis on jälle tasakaal paigas, et siis on nagu seda särtsu nagu juures ja siis võib põhimõtteliselt jälle 3 saadet järjest rääkida millest iganes põhimõtteliselt, sest et see alasti ihu see ikka nagu kannab. Isegi kui seda ei näe. See kannab, see on tõsi. Siin telgis ka kajab ilmselt teistmoodi, siis kui ma alasti olen, sest et praegu mu riided ka ju mingil määral summutavad neid helilaineid, et siis hakkavad need helilained peegelduma mu naha pealt mikrisse tagasi, nii et ka see saate kõla saab olema terake erootilisem ikkagi, ma arvan. Mis on tegelikult miski, mida on nagu hädasti vaja olnud tegelikult meie saatesarjale. Ja ma arvan, et sinu puhul on nagu, vaata, sa oled hästi siukse kõva toonusega ja väga nagu, ütleme, just kui terasest rinnaga, eks ole, inimene nagu. Oi, ei, sa ei ole vist kunagi näinud mind ilma särgita. See on tõsi küll. Ma lihtsalt hakkasin muretsema, et kui ma peaksin kasutama oma keha nagu heli peegeldamiseks või summutamiseks, siis minul ma arvan, et mu kõht oleks päris hea nagu heli summutaja. Siuke hea ja pehme. Nagu padi. Teemad läksid nagu väga, väga huvitavaks meil. Ma tahtsin kuidagi videomängudeni jõuda, aga see ei tundunud. Sa ikkagi, sa ei olnud nõus liikuma eemale veel teemalt. Ei, ma olin väga nõus. Ma just julgustasin sind, et räägi julgelt, sest et ega keegi seda saadet kinni ei pane, kui nüüd on välja hõigatud, et siin läheb asi kuumaks. Siin ma saan aru, et kui sinul veel kuumemaks läheb, siis sa hüppad sealt kapist varsti välja. Absoluutselt ja sellest me teeme veel mingi uhke video oma jälgijatele kuskile sotsiaalmeediakanalisse.
ma tahaks öelda seda ka, et kas ei olnud mitte GTA San Andreas see mäng, kus oli see hot coffee võimalus? Mitte võimalus, vaid ütleme lausa nii nagu asi oli, et oli terve nagu paanika. Taheti mängu keelata ära igasugustel turgudel ja ei teatudki, mida nüüd ette võtta. Ja, et siis neile, kes ei ole GTA nohkarid, siis GTA San Andreas oli mäng, kuhu sai sisestada sellise salakoodi nagu hot coffee ja selle tulemusel siis oli võimalik minna ja näha, kuidas see peategelane seal mingi naisega mingis räpases motellis magas. No see midagi ägedat seal ei olnud iseenesest nagu ette kujutada sükest algelist 3D graafikat, kus siis 2 väga sellist nagu kandilist karakterid põhimõtteliselt lihtsalt nagu jõnksutavad ennast mingi voodi peal, et see et kui poleks öeldud, et tegu on seksiga, siis poleks võib-olla ära arvanud. See oleks võib-olla lihtsalt näinud välja nagu mingi trenn, mingi harjutus. Aga selles mõttes nagu, et San Andreas sobib väga hästi siia tänasesse väga kuuma saatesse, nii et jätka. Ma isegi ei tea, mida selle kohta enam rohkemat öelda, kui seda, et ma kas sa hot coffee võimalust oled kasutanud või ei ole? Jõuame nüüd asjani. Kunagi ma kasutasin seda, kusjuures ma olen seda proovinud. See oli üsna kole. Praegu ma isegi ei tea, minu meelest kõikide nende probleemide ja suure hukkamõistu tulemusena Rockstars võttis välja selle koodi jupi üldse oma mängus täielikult, et praegu see versioon, mis minul on, see, mida praegu müüb mängukeskkond Steam, minu meelest seda ei olegi võimalik sinna juurde lisada, et seda tänapäeval, seda rõõmu ja lõbu, mis oli siis, kui see mäng esialgu välja tuli ja oli võimalik internetist sinna igasuguseid toredaid asja juurde pookida, et see on ära võetud meilt täna. Ma näen, sa oled juba eest nööbid lahti teinud. Ja su jutt läheb mind nii kuumaks, et ma ei saanud juba näpistan oma nibu siin vaikselt särgi hõlma all, et räägi edasi. Videomängumees. Päris vähe ma ei tunne ennast nagu mingisugune, nagu mitte cam girl, vaid cam boy siis praegu nagu, et täpselt siuke tunne, et jäin tänu koroonaviirusele tööst ilma ja nüüd on mul esimene klient põhimõtteliselt, et mingigi rahakene saada, et oma tütrele süüa osta. Kui palju see taks praegu on sellel kõnel või kui palju ma sulle maksan? Ma ei tea, palju sul on? Alustame sellest. Mul praegu on ükskõik, ma ei ole valiv, nagu ma ei tea, kui hästi mul hakkab selle uue tööga minema, nii et lihtsalt peaasi on see, et ära liinilt kao, liinilt kao. Ja kusjuures nüüd on ju õige hetk hõigata välja ikkagi meie Patreoni aadress ka veel, et olulisem kui kunagi varem on see, et te meid Patreonis toetaksite, patreon.com/popkulturistid, see on patreon.com/popkulturistid, kuhu saab siis saata rahalist toetust camboydele Brüsselis ja Brighton and Hove'is. See raha läheb selleks, et Jimil särk seljas püsiks ikkagi. See on see kõige olulisem aspekt siin juures, et ta jääks ilma särgist oma seljas. Ei no särgist ma jään kindlasti ilma, nüüd ma tegin siit eest hõlmad lahti ja ikka on kuum, nii et see särk tuleb seljast ära, aga võib-olla kui meil tuleb kui meie see kuulajate rahaline toetus suureneb, vaata, siis ma saan hakata ostma neid odavaid sükseid maikasid, mida ma saan siis õigel hetkel nagu rebida seljast Chip and Dale'i stiilis, saad aru? Lihtsalt kahju on sellest, et ma teen seda ainult sulle nagu, vaata, et siis võib-olla ongi nagu see järgmine samm oleks see, et me oma toetajatele saame pakkuda siis seda sükest videoshow'd, jah, et me salvestame ja siis samal ajal keegi õnnelik toetaja, keegi sugar daddy saab siis põhimõtteliselt siin ekraani servas ka piiluda ja mõelda siis ise, mis ta selle vaatepildiga peale hakkab. Ma ei tea, kõlab nagu plaan või? Ma ei tea, kas see on meie edu valem praegu või? Ma hakkasin just selle peale mõtlema, et hoolimata minu väga pikaajalisest kogemusest internetis, siis ma ei ole kunagi
olnud sellises olukorras, kus noh, ütleme niimoodi, et nagu see camgirl või camboy situatsioon on, kus sa oled nagu üks-ühele inimesega vestled erootilistel eesmärkidel. Ma ei ole seda kunagi teinud, isegi soovi selleks pole olnud ja praegu tundes ennast nii kohutavalt ebamugavalt juba selle läbi, et sina oma riideid seal aeglaselt lahti võtad ja ära võtad, siis ma saan ka aru, et see võib-olla ei olegi päris mulle, nii et ma isegi ei tea, kui suur osa meie kuulajaskonnast või siis võib-olla tulevasest vaatajaskonnast on sellised inimesed, kes soovivad meiega niimoodi üks-ühele istuda ja vaadata, kuidas me nende lõbuks ennast lahti riietame. No seda saab väga lihtsasti siis nagu, seda saab lihtsasti teada, me teeme väikse turu, ühesõnaga nõudluse pakkumine on ju, et me teeme pakkumise, et me paneme Patreoni lehele näiteks mingisuguse $100 sellise kategooria, toetuskategooria ja vaatame, et mitu suhkruissit meile sinna tuleb siis. Aga mõtle, kui hakkabki tulema. Võt, ma seda kõige rohkem kardangi praegu. see muudaks ju kõik. Hetkel jättes nagu koroona hirm on mind täielikult nagu minetanud, praegu minu kõige suurem ja ainus hirm elus on selle situatsiooni realiseerumine, mida sa hetkel kirjeldad. Kui meile tuleks sinna 100 suhkruissit näiteks, mõtle. Nii, see on siis $10,000. Jaa, iga kord, kui me oma särgid seljast võtame saate salvestuse ajal. Ma ei tea, tasub proovida, ma arvan, et proovime ära selle asja. Ärme karda raha, Ivo, ära karda raha. See ei ole siin see probleem, aga okei. Ma ei tea, katsume kuidagi oma eluga edasi minna, et tegelikult on ju muidki põnevaid asju siin vahepeal toimunud. Sa rääkisid, et sa käid YouTube'i ja Netflixi ja oma Nintendo Switchi vahet. Et siuke kolmnurk on moodustunud su koduses karantiini korteris. Kusjuures Nintendo Switchi isegi vähem, sellepärast et praegu minu põhiline mäng on ikkagi GTA San Andreas, mida kahjuks Switchil ei ole. Kui oleks, siis see oleks nagu täiesti suurepärane, aga pigem on see siis nagu arvuti Netflix, arvuti nagu mängu vahendina ja siis Netflix ja YouTube, aga Switchi pealt ma mängin vaid Stardew Valley't ja praegu polegi rohkem vist seal ette võtnud midagi uut. No need, kes olid meiega ka eelmises osas, teavad, et ma tõotasin sulle, et ma ikkagi proovin Stardew Valley ära, sest et sa oled mulle 3 aastat rääkinud sellest ja kirjeldanud, kui eriline see mäng on ja kuidas see teeb inimesele palju head. Ja kuna Animal Crossing tuli ka välja, siis ma ütlesin sulle, et enne kui ma sinna Animal Crossingu saarekesele ära kolin, siis ma ikkagi austusest sinu vastu proovin Stardew Valley ära. Ja ma tegin seda. Nii, mind kohe väga huvitab, mis selle tulemus on. Ühesõnaga, esiteks ma ei saa aru, miks sa ei öelnud mulle, et see on iseenesest sisuliselt tõe ja õiguse simulaator. On ju? Sest et seal mäng algab sellega, et sa saad endale ühe talu, täiesti võssa kasvanud, sööti kasvanud maadega ja siis sa pead hakkama lihtsalt pead hakkama rassima seal. Ja siis ma mõtlesin, et see on ainult algus, aga peagi selgus, ja kui ma ütlen peagi, siis ma mõtlen, et pärast seda päeva, mis ma olin terve päev põhimõtteliselt mänginud seda mängu, siis ma sain aru, et siin tegelikult muud ei tulegi, lihtsalt töö ja vaev. Jah, seal saab ka natuke flirtida külarahvaga, aga see tekitas minus siukse natuke siukse libu tunde et kellel mingeid standardeid ei ole, vaata, vaid lihtsalt lähed ja landid, et peaasi, et keegigi oleks nõus peaasi, et keegigi oleks nõus, et siis tunduski siuke kõige masendavam külaelu, vaata, kus ongi sul on seal need samad 12 inimest, kellest 3 on veel võimelised tundma ka mingeid tundeid ja kuidagi on huvitatud inimlikust puudutusest.
Ja siis sa seal nagu käid kordamööda nende kolme tegelase vahet ja viid neile maasikaid ja ma ei tea, mingisuguseid kive, mida sa koopast leiad, kui sa kaevandamas oled käinud, kivimeid. Et ühesõnaga, ma tegin seal nii palju tööd, et see tegelane alguses muudkui kukkus väsimusest kokku öösiti oma aias või kuskil söekaevanduses. Ja siis keegi õnneks alati leidis mu ja viis mind haiglasse ja siis arst jättis mulle arve ja kirja postkasti, et ole ettevaatlik, mine ikka varem magama, kui sa tunned, et sa oled liiga väsinud ja rohkem ei jaksa. Ja by the way, ma nüüd võtsin sult natukene konto pealt raha ka ära, sest et see kõik maksab ju raha. Et ma ei tea, no mu suurim saavutus seal on nüüd see, et pärast nagu tohutult pikka sellist rassimist ma teenisin välja parema kirve, millega ma saan neid eriti jändrikke kändusid siis maast lahti raiuda, et enne ei saanud, enne jäid mulle jalgu seal hoovi peal. Et ei ole väga nagu, midagi nagu midagi ülemäära lõbusat, aga tegelikult ma praegu lihtsalt pingutan üle ka, et natuke provotseerida sind, sest et ma võin nii palju küll öelda, et mänguna, mis on disainitud selleks, et see simuleeriks elu ja samal ajal ka asendaks seda. Ehk see, et see on nagu selline mäng, mis kuidagi ei pane sind tundma kuidagi ülemäära suuri tundeid, vaid mis ongi vastupidi mõeldud selleks, et sa saaksid lihtsalt panna oma tavalise elu pausile ja siis minna sinna pikslite maailma ja seal natukene teha tööd, kasta oma päevalilli ja kartuleid. Et see on siis rahustav põhimõtteliselt vist, jah? Et sa saad nagu puhkust anda oma ajule ja lihtsalt töötada mingi eesmärgi suunas, näiteks paned seemned mulda ja siis rahulikult iga päev kastad ja siis ootad, kuni vili kasvab, et see on nagu ju siuke rahulik meelelahutus justkui tegelikult, mis on ju tore. Selline kokkuvõte praegu. Seda on väga huvitav kuulata. Miks ma võib-olla ei suutnud seda kokku viia varem Tõe ja õigusega, on see, et tegelikult ma alles selle aasta alguses sain nagu aru, mis sisu sellel Tõel ja õigusel on, sellepärast, et ma ei olnud seda raamatut varem lugenud ja kui nüüd selle aasta alguses näidati ETV pealt Tõe ja õiguse filmi, siis see oli esimene kord, kui ma üldse nagu sain pihta, mis selle story sisu oli, sellepärast, et ma isegi filmi alguses mul oli nagu hoopis teine ettekujutus, ma ei teadnud üldse, kes need tegelased seal täpselt olid, ma teadsin, et on see Andres ja Pearu, aga kes nende naised on ja kuidas nende omavaheline nagu dünaamika käib, sellest ma tegelikult ei olnud üldse normaalselt aru saanud ja siis filmi jooksul pidin nagu mitu korda üllatuma, sest mulle oli hoopis teine mulje jäänud. Aga kui sa seda nüüd niimoodi kirjeldad, siis tegelikult jah, eriti seal mängu alguses võiks seda tõesti võtta kui võib-olla siuke kõige eestimaine mäng ever, ehk siis Tõe ja õiguse simulaator. Aga ma ei tea, ma natukene tunnen, et võib-olla sa vaatasid seda asja natukene pealiskaudsemalt, muidugi minul on seda mängu mängitud, ma ei tea, ma arvan, et üle 200 tunni, võib-olla kuskile 250 tunni ringi olen mina panustanud oma elust sinna mängu nii-öelda selle asenduselu elamisse. Mis on päris meeletu, selles mõttes, et harilik mäng kestab võib-olla 20 tundi umbes või kui on pikem mäng, siis jah, ütleme 50 on siuke pikem mäng, on ju. 250. Aga 250 tundi ma olen sinna mängu panustanud ja ma ütleks, et seda nagu mitmekesisust ja sügavust tegelikult ja ka päris head sellist emotsionaalset loo jutustamist on seal üsnagi palju. Lihtsalt juba nagu see variatsioon linna elanike seas ja nende erinevate lugude seas, et kuidas nad sinna linna elama on sattunud või miks nende elud on läinud nii, nagu nad on läinud, et seda kõike sa nagu nendega sõbrunedes saad järjest rohkem teada ja see on täiesti omajagu nagu selline huvitav ja sügav maailm ja kõikidele inimestele on loodud sellised nagu nende tegelaskujust lähtuvad unistused ja soovid ja mured ja mõtted ja nagu
noh, ma mõtlen, et see kõik nagu avaneb küllaltki aeglaselt, mistõttu see ei ole üldse üllatav, et on tõesti väga palju inimesi, kes seda mängu, noh, sinna mängu nii palju aega on panustanud ja minagi ei ole veel kõige selle aja jooksul nagu kogu seda story't seal suutnud lahti nagu võtta. Mul on ka veel omajagu külaelanikke, kellega sõbruneda. Et selles suhtes ma võib-olla natukene tunnen, et sa vaatasid seda asja võib-olla liiga pealiskaudselt, samas ta on tõesti nii nagu selline kerglane mäng, et ega sealt nagu noh, ega sellest nagu midagi imelikku ei ole, et ta tundubki ja täidabki väga hästi seda eesmärki, et ta ongi justkui selline nii-öelda põgenemine, sest noh, seal ei ole nagu väga midagi sellist väga selget lõppeesmärki, mille poole töötada. Seal on mingid eesmärgid, mille poole töötada, aga noh, sa võid seda kõike võtta nagu omas ajas ja omas tempos ja nii nagu sa soovid. Ja samal ajal tal ei ole ka nagu väga sellist läbikukkumise nagu võimalust, et sa põhimõtteliselt võid seal farmis ka täiesti mitte midagi teha, sa võid seal käia ainult, ma ei tea, baaris joomas või soovid, või sulle meeldib näiteks ainult kaevandamine ja sa käid ainult kaevandamas, sa ei tea mitte midagi muud ja ikkagi lõpptulemusena see mäng ei karista sind sellest nagu absoluutselt, kõik on jumala nagu korrektne viis seda mängida. Seda on hea kuulda. Nii et selles suhtes on ka sinu, ma arvan, tõlgendus ja lähenemine sellele täiesti korrektne olnud. Ainuke asi, mis mind üllatab, on see, et kui sa ühe korra jäid nagu poole ööni välja ja kukkusid kokku ja see ütleme, võttis sult ära raha ja sa ikka tegid seda korduvalt veel, et siis nagu mul tekib küsimus selles suhtes nagu miks, et kas sa siis esimene kord ei saanud pihta, et see mängumehaanika on, et sa pead nagu enne seda, kui sa kokku kukud, magama minema. See tundus olevat selline hea peegel mulle endale, sest et see on täpselt see, mismoodi mina olen harjunud töösse suhtuma, elama. Et mida ma olen üritanud muuta muidugi pärast seda, kui mul lühimälu korraks ära kadus ükskord, sest see oli liiga kõhe juba, et siis ma kuidagi mõtlesin, et siis ma mõtlesin, et võib-olla ei ole mõtet nagu ainult tööd teha. Võib-olla see mäng siis õpetab sulle midagi. et see arsti juures käimine iga kord natukene raha pankakontolt maha võtmine, et see ei ole võib-olla nagu siuke hea lähenemine. See mäng peegeldab mulle vastu seda, mida ma niikuinii pean elus õppima. Ja ma arvan, et see meeldetuletus on igati teretulnud. Selles mõttes, et muidugi see mismoodi ma üleüldse sulle seda mängu kirjeldasin, ongi väga pealiskaudne ja ma hea meelega lihtsalt nagu räägin asjadest pealiskaudselt, sest et nii on naljakam. Et kui minna nagu sinna mängu, kui analüüsida seda mängu kuidagi nagu üleüldse nagu, et milline see graafika on ja mis selle mängu kuidagi, ma ei tea, mängu nagu disain siis üleüldse on nagu, et mida see nagu innustab inimesi tegema või mis valikuid ja mis see kõik kokku on, et siis oleks hoopis teistsugune jutt. Aga niimoodi lihtlabaselt sellest asjast rääkides, siis kokkuvõttes ma arvan, et see on tore mäng, et ma ei taha üldse maha teha. Mul on hea meel, et ma seda lõpuks proovisin ja ma kindlasti mängin seda veel. Võib-olla ainus asi, mis mind nagu seal natukene mitte ei pannud pettuma, aga ma ei leia ka mingit paremat sõna, oli see, et ma olen seda varem kogenud näiteks sellise mänguga nagu SteamWorld Dig. Oled sa kuulnud sellest? Need SteamWorldi mängud. Sellest spetsiifilist mängust ei ole kuulnud. Et need SteamWorldi mängud on siuksed, mis on nagu väga kaevandamise kesksed, eks ole, et sa oled siukses nagu westernilikus steampunk maailmas põhimõtteliselt, kus vähemalt seal esimeses osas oli see nii, ma ei ole teisi osi mänginud. Ja sa oled põhimõtteliselt siuke nagu siuke osav kaevandaja, et oma kirkaga lihtsalt lähed maa alla ja muudkui kaevandad ja kogu see hasart seisnebki selles, et kui sügavale sa nüüd seekord suudad jõuda ja kas su kirka umbes nagu peab vastu ja kas sa saad selle upgrade'i, et ikka nagu veel tõhusamad tööriistad endale sinna
kaevandusse kaasa saada ja see kõlab super igavalt, kui ma seda niimoodi kirjeldan, aga see on nagu hämmastavalt sõltuvust tekitav. Ja just kuidagi niimoodi, nagu ma kujutan ette, et mingid siuksed mängud nagu Candy Crush näiteks võivad olla hämmastavalt sõltuvust tekitavad, et ma ei ole Candy Crushi kunagi mänginud, aga noh, oma lihtsakoelisuselt on see võib-olla võrreldav, et seal on küll mingi story on sinna ka nagu ümber punutud, aga see kõik on rohkem sellise nagu meeleolu hoidmiseks, et seal ei ole nagu mingit tohutut, seal ei ole nagu seda põnevust, et mis seal lõpus siis saab või nii, et sul lihtsalt tekib nagu sõltuvus sellest, et sa saad seal koopas veel nagu, 5 minutit veel nagu siin toksin seda koopa seina. Ma natuke lähen veel edasi, äkki siit tuleb midagi veel erilisemat välja, eks ole. Ja sellel Stardew Valley'l on selles mõttes siuke sarnane nõks, et pealtnäha on see mäng meditatiivne ja selline vägivallavaba ja hästi siuke nagu rahustav. Aga mis mulle ei meeldi selle juures on see, et see ikkagi tekitab hasarti. Ja see ongi võib-olla mõnes mõttes siuke jabur jutt ühe mängija poolt, millega pole võib-olla mängudisaineril mitte midagi peale hakata, sest et mõnes mõttes võib ju, või mitte mõnes mõttes, vaid otseses mõttes võib ju küsida, et kui mängijal ei teki hasarti, siis mis teda üldse selle mängu küljes siis hoiab. Et mida see mäng peab siis tegema või saavutama, et olla piisavalt köitev kellelegi, et ta mängiks seda mängu 250 tundi, nagu sina näiteks. Aga ma ei tea, ilmselt see on see mingisugune siuke kasiinolik, siuke hasardi tunne, nagu mis kuidagi siuksel nagu põhimõttelisel tasandil tundub olevat minu jaoks nagu vastuolus meditatiivsusega või millegagi, mis justkui peaks olema rahustav. Saad aru? Aga see ongi nagu siuke naljakas jutt selles mõttes, et samamoodi ju võib öelda, et ma ei tea, jooga peab inimeses tekitama piisavalt hasarti, et ta tahaks, ma ei tea, iga päev hommikul seda harrastada, et tal oleks ülejäänud päeva jooksul kuidagi nagu parem olla, oma kehas. Ma arvan, et eriti selle Stardew Valley puhul see lõpptulemusena peegeldubki selles, milline mängija ja sa oled ja kuidas sa seda mängida tahad, sellepärast et võttes selle mängu ette, siis sa võid sellele läheneda täpselt kas nii hasartlikult, kui sa soovid, kui ka siis nii rahustavalt, kui sa soovid, et põhimõtteliselt võid sa lihtsalt nagu päev otsa teha seda, et sa käid ja kastad oma taimi ja käid oma ma ei tea, loomi paitamas. Ja sellega nagu või siis disainid oma farmi kujundust või oma tuba või mida iganes. Või siis samal ajal sul on seal ka koobas, mis läheb lõputult sügavale, kus sa saad kaevandada nii sügavale, kui sa vähegi suudad ja võidki nagu võtta seda kui eesmärki lüüa oma eelmine rekord üle, ma ei tea, 1 või 10 või ma ei tea, mitme korruse võrra. Et see kõik nagu sõltub sellest, et mida sa seal mängus tahad saavutada, sest ütleme selle mängu nii-öelda see põhiosa, nagu need eesmärgid, mida sulle annab nagu linnarahvas ja see nii-öelda põhistoori on saavutatav, ei saa öelda, et suhteliselt kiiresti, aga ma arvan, et sellise mingi 50 kuni 80 tunniga on nagu enamus asjadest, mis see mäng nagu sulle pakub, ära tehtav. Aga sealt edasi peadki sa tegelikult ise seadma omale eesmärke ja ise nagu mõtlema välja, et nagu mida sa siin mängus täpsemalt veel teha või saavutada tahad ja see siis nagu ja lõpptulemusena, ega sa ei pea ära ootama seda põhistoorit, et neid eesmärke omale seada, et sa võid seal ka ise nagu kohe alguses hakata endale nagu neid eesmärke paika panema. Okei. No 2 asja. Esiteks väike spoiler, et see koobas on lõputu, sest et ma lootsin, et sellel tõesti on mingisugune põhi ka, sest mingil hetkel esitab mäng sulle justkui väljakutse, et vaata siis, kas jõuad koopa lõppu ka, et vaata, kas suudad pärast seda. Seal mängus on 2 koobast.
seal on 2 koobast. Ma rohkem sulle ei räägi, sest siis jääb nagu ikkagi siuke spoiler õhku, vaata. Tegelikult on seal mängus 3 koobast isegi nüüd. 3? Kuhu me nüüd jõudsime? Okei, ja teise asja ma unustasin ära, aga ma tahtsin rääkida sellest, et rääkides mängudest, kus üleüldse saab niimoodi nagu ehitada ja elada lihtsalt, siis see Stardew Valley meenutas mulle seda kunagist jututuba, see ei olnud küll mäng, aga see oli ju siuke mängusarnane jututuba, kus oli võimalik endale samamoodi teha siuke natuke siukses nagu 8-biti esteetikas selline avatar. Said valida, et milline tegelaskuju sa oled ja paljud olid seal sellises anime kooti stiilis. Ja oli võimalik siis liikuda ringi ühest majast teise ja ühest toast teise ja siis seal arendada vestlust võõraste inimestega, kes olid siis sattunud sinuga samasse kohta. Et see mulle omal ajal väga-väga meeldis. See pidi olema kuskil, ma ei tea, 90ndate lõpus, kus ma selle värgiga tegelesin või kuskil 0ndate alguses. Ja teine seos tekkis Minecraftiga, mida ma ei ole mänginud kusjuures mitte kunagi, aga mille puhul ma olen eemalt vaadates aimanud, et ju seal on mingisugune sarnane nõks või sarnane konks, et mõnes mõttes seal ei olegi mingisugust nagu lõppeesmärki, aga kogu mõte seisnebki selles protsessis endas või selles, et sa saad teistega suhelda ja saad seal elada mingisugust sükest asenduselu natukene nagu, et sa saad seal teha jaburaid asju, saad ehitada seal terve linna üles, kui sa tahad. Ja sellega seoses meenus Dictori artikkel, tegelikult 2 artiklit isegi, mis olid väga vahvad iseenesest. Ma ei tea, kas sa ise lugesid neid mõlemaid artikleid, aga üks neist ilmus 16. märtsil ja rääkis sellest, kuidas sõnavabaduse eest võitlejad ehitasid Minecrafti raamatukogu, kus avaldatakse tsenseeritud artikleid. See on pelgalt selle artikli pealkiri juba, et mõnes mõttes juba ütleb kõik ära. See artikkel ka ei ole teab mis pikk, aga ülilahe mõte iseenesest. Ülilahe mõte, sest et Minecrafti välja mõeldud maailma, sinna fantaasia maailma veel ei ulatu tsensorite käed. Ja see on väga, ma ei tea, mulle tundub, et see kuidagi on justkui märk millestki, mis on varsti normaalsus. Või et see on natukene nagu mingisugune sammukene mingisuguse tuleviku poole, mis on juba pikka aega nagu meie poole teel olnud. Ja mis nüüd hakkab võtma siis kuju. Ma ei taha siin nagu niisama mingeid suuri sõnu teha, aga see on lihtsalt nagu, see on üks nendest ristumispunktidest, vaata, kus miski, mida on peetud natuke sükseks nagu titemänguks, on ju, et mingid tited mängivad kuskil virtuaalses maailmas oma klotsidega, et mis see nagu täiskasvanud inimeste asjadesse puutub. Ja nüüd on toodud sinna sisse sellise nagu, ma ei tea, mitte päris Trooja hobusena, aga on toodud sinna sisse mingi tükikene päris maailmast, mis on nii päris ja tõsine, kui üldse olla saab. Siin on toodud sellist teavet või selliseid tekste, mille eest mõnes riigis inimesed maksavad oma eluga. Ja see on kuidagi hästi intrigeeriv selline ristumine. Kas sa lugesid seda artiklit? Just nüüd, kui sa sellele viitasid, ma tegin ta meie märkmetes lahti ja vaatasin peale. See on tõesti väga huvitav lähenemine üleüldiselt ja Minecraft kui mäng on tegelikult täiesti fenomenaalne ja täiesti uskumatu asi. Ma olen aastaid seda kõrvalt vaadanud, mõelnud, kui lahe see on. Kahjuks
vaata, see on natukene nagu see teema, et mis mängud sinu aju nagu ära suudavad röövida või mis asjad sinul klikivad, sest lihtsalt ma olen ühe korra vist proovinud Minecrafti ja see ei ole mäng, mis sobib mulle, et noh, kui Stardew Valley on nagu ilmselt ideaalne jupike koodi, mis on justkui minu aju ära röövimiseks kirjutatud, siis Minecraft seda absoluutselt ei ole, see mäng ei võtnud mind endaga kaasa, aga samas nagu jälgides kõrvalt kogu seda kogukonda, mis on Minecrafti ümber tehtud ja just noh, nagu Minecraft kui selline nii-öelda tööriistakast, et ta justkui ei olegi mäng, tal pole nagu kõiki neid omadusi, mida on vaja justkui ühe nagu mängu jaoks, nii nagu me seda täna mõistame, aga ta on nii avatud ja pakub sulle nii palju erinevaid võimalusi, et põhimõtteliselt võid Minecraftis teha mida iganes ja kõik need asjad, noh, kas või see sama raamatukogu ja mitu aastat tagasi veel nagu asjad, mida ma nägin, olid nagu arvuti, mis oli ehitatud Minecraftis, et mitte nagu selles mõttes, et keegi tegi arvuti välimusega objekti Minecraftis, vaid keegi nagu lõi süsteemi, mis töötas nagu loogika põhjal, ehk siis ta tegi Minecraftis nende tööriistadega, mis Minecraftis olid ja ma sain aru, et sinna tuli veel lisada mingisuguseid modifikatsioone, aga ta põhimõtteliselt lõi seadme, mis täidab neid funktsioone nagu väga-väga lihtne arvuti. Ja noh, see on täiesti uskumatu, et selliseid asju on nagu võimalik teha mingisuguses virtuaalses nagu sellises tööriistakastis või virtuaalses siis mänguasjade kastis, kui seda niimoodi vaadata. Et inimesed teevad seal täiesti uskumatuid asju ja ma isegi ütlen päris ausalt, et mul on kahju, et Minecraft mind ei ole kuidagi niimoodi sellisel viisil köitnud, et ma seda ise mängida tahaks, sest ma usun, et see oleks nagu väga, väga lahe seda lähemalt tundma õppida. See teine artikkel, mille sa viitasid, on see põhjus, miks ma Minecrafti nii tugevalt hindan, et see artikkel, mille pealkiri on, et Poolas pandi karantiinis kooliõpilased Minecraftis tuntud maamärke ehitama. Ma arvan, et Minecraft on üks ägedamaid asju üldse laste harimiseks. Ma tean, et hästi paljud koolid on seda varemgi juba katsetanud ja proovinud ja kuidagi on tehtud igasuguseid võistluseid koolide vahel ja õpilastele see väga meeldib, aga noh, üleüldiselt, kui võtta nagu Lego, kui minu meelest üks lahedamaid mänguasju füüsilises maailmas lastele, siis Minecraft on veel nagu, ma ei tea, mitu suurusjärku nagu parem asi, sest tõesti noh, nagu võimaldab sul loominguliselt ennast väljendada noh, põhimõtteliselt maailma suuruselt. Ükskõik, mida sa suudad välja mõelda, vähemasti Minecrafti siseselt, sa suudad selle ühel või teisel viisil ära teha ja minu meelest see on uskumatult äge asi, mida anda lapse kätte ja lasta tal seal ennast väljendada nii, nagu ta soovib. Ja noh, paratamatult leiavad nüüd Minecrafti maailma teega inimesed, keda võib-olla see mäng ise üldse ei huvita, vaid kes reaalselt lähevadki vastavatud raamatukogusse. Et meil on olemas nüüd raamatukogu, mida ei ole füüsiliselt mitte kuskil olemas, aga mis asub ühes fantaasiamaailmas. Serveris nimega The Uncensored Library. See on nagu väga-väga lahe. Inimesed, kes tahavad saada mingit sükest datat, mille eest põhimõtteliselt lihtsalt võib nagu keegi tuleb ja laseb su maha, kui sa seda kuskil vales kohas kõva häälega ette loed või avaldad. Et seda datat saad siis minna sinna kandiliste olendite maailma lihtsalt lugema. Need virtuaalsed maailmad on mind alati väga, väga köitnud, aga huvitaval kombel enamik neist ei ole mind nagu kaasa vedanud ja ma ei tea täpselt, mis selle põhjus on. Kas sa mäletad selle jututoa nime, mida sa kirjeldasid siin varem, kus 8-bitise graafikaga olid mingisugused tegelased ringi liikumas? Ei, ma seda nime ei mäleta üldse. Kas see võis olla Habbo hotell? Ma ei tea, saada mulle see link. Sest minu jaoks on Habbo hotell on mingisugune selline asi, mida ma ei tea, mis põhjusel mäletan oma lapsepõlvest. Ma mäletan, et tol hetkel, kui ma seda nägin, siis see tundus mulle nagu üks ägedamaid asju üldse, aga nii palju, kui ma mäletan, ma ei mänginud seda kunagi. No põhimõtteliselt on ta täpselt see, mida sa kirjeldasid, sellise naljaka pikslise graafikaga jututuba, kus sa saad lihtsalt ringi liikuda erinevate tubade vahel inimestega rääkida.
Aga see oli olemas siis, kui tõesti mingisugune kas 90ndate lõpus või 00ndate alguses. Ja see oli minu jaoks tol hetkel täiesti uskumatu asi, et siukest siuke asi on võimalik teha üldse internetis. Ja muidugi hiljem tulid igasugused muud asjad nagu, minu jaoks siis oli see virtuaalne jututuba, mis tõesti röövis täielikult maju, millega ma aastaid ja aastaid mängisin ja panustasin sinna kindlasti rohkem kui 250 tundi. Oli RuneScape, mis siis oli selline rollimäng, kus põhimõtteliselt oli ta virtuaalne jututuba, kus lisaks jutuajamisele sai ka ringi käia ja igasuguseid muid mängule omaseid asju teha, nagu kolle maha lüüa ja erinevaid ülesandeid täita. Aga ega ta tegelikult oli ikkagi nagu sama asi ju põhimõtteliselt. Ja hiljem tulid igasugused Second Life'id ja World of Warcraft'id, mida ma tegelikult ise ei kogenud enam erinevatel põhjustel. Peamiselt, sest ka need ei olnud sellised mängud, mis mind tegelikult oleks nii väga huvitanud enam. Aga ma arvan, et kuidagi nagu selle kõigega võrreldes, siis Minecraft on kohe kuidagi täiesti erineval tasemel. Ta on juba lihtsalt selles mõttes, et sinul on nagu 100% kontroll selle üle, et mida sa seal maailmas teed ja see on nii äge. Ja see on super äge ja samas, kui ma vaatan kõrvalt, kuidas mu õepoeg seda mängib, siis mul on selline tunne, et ma ei viitsiks mitte kunagi alustada selle asja näppimist. Ma lihtsalt nagu mul on ainult üks elu. Jah. Mul on ainult üks elu. See võib ka olla põhjus, miks mina ei ole kunagi sinna mängu sisse läinud. Kuule, aga rääkides sellest, et me nüüd vaatame võib-olla natuke rohkem sarju ja filme kui siin enne pandeemiat, siis ma vaatan meie saate ideede märkmikust, et sa vaatasid Parasiiti, aga sa vaatasid seda kuidagi niimoodi, nagu ükski inimene seda vaatama ei peaks tegelikult. Kas sa tahad sellest rääkida? Jah, see oli siuke, ma ei olnud kuulnud sellest filmist enne. Ma tean, et sellest, see film Parasiit, eks ole. Ja ma saan aru, aga sa et sa ei olnud mitte midagi kuulnud sellest filmist enne, kui sa vaatama hakkasid või? Jah. Selles suhtes, see ei ole päris tõsi. See pigem käis niimoodi, et mu abikaasa Eeva tahtis väga näha filmi Parasiit. Ja mina ei olnud sellest midagi kuulnud, aga ta kirjeldas seda mulle natukene ja siis ma hakkasin vaatasin treilerit ja kuulsin, et ta on mingisugune hästi suur Oscarite favoriit ja kõik kiidavad seda jubedasti ja tal on väga kihvt režissöör ja see tundus tõesti nagu väga lahe asi, mida kinno vaatama minna. Nii et me oleme siin harjunud vaatama selle järgi, et kui sa lähed kinno, siis sa pead tegema kindlaks, mis keeles sellele filmile nagu peale loetakse, sellepärast, et hästi paljud siin riigis olevatest filmidest dubleeritakse prantsuse keeles või siis vahel ka hollandi keeles. Kuigi ma vist saan aru, et hollandi keeles väga sellist nagu otsest dubleerimist, lihtsalt film ise võib olla hollandi keeles. Ja siis, kui sa kinno lähed, siis seal nii-öelda kinokava juures on märkmed juures, et kas tegu on siis dubleeritud filmiga või originaalkeeles filmiga. Nii et me alati vaatame seda, et see seanss, kuhu me pileti ostame, see oleks originaalkeeles, et me saaksime sellest aru. See kõik toimis ka väga hästi tol õhtul ja me täiesti kindlalt ostsime piletid originaalkeeles filmi vaatama, istusime maha ja olime täiesti valmis seda kõike nagu sisse võtma ja nautima, kuni hetkeni, kui ma mõistsin, et film Parasiit oma originaalkeeles on korea keeles. Oli Korea, mitte Jaapani, eks ole. Ma ei taha nüüd praegu sassi jääda siin täiesti. Et film on korea keeles ja subtiitrid seal all siis arusaadavatel põhjustel olid hollandi ja prantsuse keeles. Need on kaks keelt, mida ma tegelikult kumbagi ei mõista väga hästi. Kokku siis 3 keelt, mida sa ei mõista tegelikult. Jah, tegelikult siis ütleme, see kogemus tuli minuni 3 keeles, ühtegi neist ma ei mõista. See oli nagu täiesti uskumatu kogemus selles osas, et ma alguses arvasin, et see on nüüd ikka täiesti maha visatud aeg siin kinos.
Aga mul oli paar nii-öelda päästerõngast. Esiteks see, et Eva oskab prantsuse keelt mingi tasemeni, et ta seda nii-öelda lugedes saab aru ja ta saab aru veel eriti siis, kui filmi ekraanil toimub mingi tegevus, mis annab sinna juurde konteksti ja ma ise ka suutsin sellest nii-öelda visuaalsest poolest siis nagu asju tuletada. Nii et see oligi nagu selline kihvt filmi vaatamine, et iga mingi aja tagant ma siis kopsasin korra vastu Evat ja niimoodi vaikselt sosistades uurisin, mis siin praegu toimub. Aga mis tegi selle kogemuse veel eriti lahedaks oli see, et ma arvasin, et see saab olema väga igav. Ma arvasin alguses, et see saab olema kohutavalt igav, seal istuda terve see film ära ja tegelikult mitte midagi aru saamata. Ja oli vastupidi, tegelikult oli hästi lahe. Ilmselt selle põhjus on ka selles, et see film ise ongi väga hea, ta on visuaalselt ainuüksi huvitav, et sa võid seda ka, ta on nagu lahe vaadata ka täiesti ilma hääleta, sest ta on nii ilusasti tehtud ja nii huvitavalt tehtud. Ja teine pool on see, et kuidagi seal need näitlejad ka mängisid nii füüsiliselt kõiki neid rolle välja, et seda nagu jälgida oligi lihtsalt nagu põnev. Ja koos selle nii-öelda filmi konteksti tunnetamisega, sellega, et see oli visuaalselt huvitav ja ilus ja ka selline väga füüsiline film ja sellega, et Eva siis mulle seletas, ma arvasin, et ma sain nagu enam-vähem suure osa sellest põhiplotline'ist nagu kätte, et ma sain aru, mis filmis toimub. Ja siis, kui ma läksin kinosaalist välja, siis ma lugesin Wikipeediast selle nagu filmi kokkuvõtte põhimõtteliselt läbi. Nii et ma ütleks, et ma sain nagu selle kogemuse peaaegu nagu kätte ikkagi hoolimata sellest, et ma tegelikult filmi ajal suuresti ei saanud aru, mida tegelased räägivad. Aga nagu seda kõike komplekteerides ma tegelikult väga nautisin seda kogemust ja ma tajun ka väga hästi siin seda, et tegelikult nüüd oleks aeg, et ma võtaks selle filmi uuesti kätte, vaataks ta läbi niimoodi, et mul on siis inglisekeelsed subtiitrid all, et ma saan kõigest aru, mida seal räägitakse. Aga samas ma kuidagi tunnen, et ma sain juba nii palju sellest kogemusest kätte, et see ei kutsu mind seda tegema. Ma ei ole nagu väga taga ajanud seda kogemuse kordust. Nii et ma ei teagi. Tundub, et vist nagu see huvi, mida see filmus tekitas, sai ikkagi kõige selle nii-öelda kogemusega kätte. Ma ei kujuta ette, kui palju ma oleksin sellest filmist aru saanud või mida ma seal oleksin nautinud, kui ma poleks aru saanud, millest nad seal räägivad. Sest et filmis, mis räägib klassivõitlusest ja klassivihast, on ju dialoogil ka oluline kaal. Aga tõesti, kui sa kirjeldad seda, kuidas tegevustikku jälgides puhtalt ja neid kaadreid jälgides on võimalik kui ka kõigest sellest aru saada, siis miks mitte. Ma arvan, et võib-olla tõesti sa ei pea seda filmi rohkem vaatama. Pigem mind paneb imestama see, et sa üldse seda vaatasid. Et ma kinost välja ei läinud või? Ei, et sa sinna kinno üldse jõudsid, sest et Parasiit, mis on kindlasti möödunud aasta üks olulisemaid ja tähelepanuväärsemaid filme ja seda mitte ainult sellepärast, et Parasiit võitis umbes kõik Oscarid. See kõik oli juba siuke kirsstordi peal, aga enne seda auhinnasadu veel oli juba kuulda siit ja sealt, et tegu on väga erilise filmiga. Ja see oli üks nendest filmidest möödunud aastast, mis oli ikkagi ka väga raske oma, ma ei tea, sõnumilt ja sisult ja mõnes mõttes ka ikkagi teostuselt, sest et see on küllalt ühesõnaga, see on film, mida võib-olla nagu iga nõrganärviline võib-olla väga ei tahakski vaadata. Ja meil on ju sinuga olnud juttu näiteks Jokkeri filmist, mille sa blokkisid ära, mille puhul sa võtsid vastu otsuse mitte seda vaadata. Ja kui ma võrdlen Parasiite ja Jokkerit, siis minu jaoks need on üsna sarnased kogemused. Mõlemad on möödunud aasta ühed erilisemad mängufilmid. Mõlemad räägivad klassivõitlusest, põhimõtteliselt sellest, kuidas on rikkad ja on vaesed ja seda
seda lõhet nende vahel ei annagi ületada muud moodi kui meeletu vägivallaga. Mõned on mõnes mõttes siuksed nagu üle võlli filmid, ehk siis, et need ei piina vaatajat kuidagi liigse sellise realismi raskusega, vaid neil on mingisugune nõks juures, mis annab neile sellise nagu žanrifilmi, annab sellele nagu žanrifilmi sellised mänguvõimalused, eks ole, et Jokker kui esialgu graafilise romaanina meieni jõudnud lugu ja Parasiit siis, mis ka sisuliselt, mis pole olnud graafiline romaan küll, kuid mis siiski liigitub, ma ütleks nagu žanrifilmide alla. Et see nagu avab mingisugused võimalused, see võimaldab vaatajal nagu distantseeruda mingil määral ja minna mõnes mõttes isegi kaugemale. Sest et see taluvuspiir nihkub kuskile edasi, kuna tegu ei ole nagu siukse dokumentalistliku toorusega. Aga jah, ühesõnaga, et ei, kokkuvõttes mul on hea meel, et sa seda nägid, sest ma arvan ka, et see on eriline film ja see on ka häiriv film, aga see ei ole kokkuvõttes minu arust midagi sellist, mis kuidagi nüüd traumeeriks otseselt. Pigem see on nagu äärmiselt kaasahaarav ja sellist närvikõdi pakkuv, aga seejuures ikkagi väga selgelt selline nagu film. Jah, me oleme sellest varem ka rääkinud, et minu nagu kogemus filmidega on võrreldav sellega, kui inimene kuulab raadiost ainult nii-öelda popmuusikat, eks ole, et ma tegelikult ei oska nagu väga selles filmimaailmas orienteeruda, ma ei tea väga palju selle kohta, millised režissöörid on head, miks neid hinnatakse ja ma ei ole ka nagu väga huvitatud filmikunstist ja filmiajaloost sellisel tasemel, et ma nagu et ma võtaks kätte ja teeks selle maailma endale väga selgeks ja käiks hästi palju filme vaatamas ja analüüsiks neid ja mõtleks neid, et et ma tõesti nagu võtan seda kui see, et ma lähen kinno mingit ägedat Marveli või Star Warsi filmi vaatama, sest see on äge. Ja tegelikult nagu väga palju sellest ei oota, vähemalt praeguses eluetapis see muidugi ei tähendaks, et üks päev tulevikus ma arvaks, et ma olin rumal ja oleks selline nagu väga tõsine filmientusiast ja teeks selle kõik endale selgeks. Aga sul on õigus, et ilmselt ma ei oleks seda filmi vaatama üldse läinudki, kui ma oleks sellest rohkem teadnud, sest minu tolle hetke teadmine oligi, et Eva ütles, et see on nagu selline, seda on väga hinnatud, ta on selline tume komöödia ja ma vaatasin treilerit. Ja et ma ei tea, kas on vaja isegi ilmselt, ma ei hakka nagu siin eriti spoilerdama, aga seal filmis on nagu siuke hetk, kus asjad nagu võtavad üsna sellise nagu tõsise pöörde ja enne seda hetke ja see, kuidas seda filmi nagu esitletakse seda nagu vaatajale, kes tegelikult pole uurinud rohkemat selle kohta, kuidas seda esitletakse treileris igal pool mujal, ega see nagu väga palju ei anna ära selle kohta, kuidas see film seda klassivõitluse temaatikat nagu tegelikult käsitleb. Ja tõesti, ütleme, kirjeldus on igati korrektne, tegu on siukse tumeda komöödiaga, tegu on žanrifilmiga, tegu on filmiga, mis võtab seda temaatikat nagu läbi nii huumori kui ka siis võib-olla sellise põnevusfilmi või trilleri prisma ja teeb seda nagu väga oskuspäraselt ja hästi. Aga kui ma lihtsalt nagu ilmselt oleksin mõelnud sellele, et mul on siuke tunne, et seda filmi oleks olnud väga palju halvem vaadata, kui ma oleksin teadnud rohkem selle kohta juba enne vaatamist. Ma arvan, et need üllatusmomendid, mis seal filmis nagu peavad tekkima, oleksid seetõttu olnud nõrgemad. Ja teine asi on see, et tõesti võib-olla ma oleksin mõelnud, et minusugune filmivaataja, võib-olla on see minusuguse filmivaatajaks nagu natuke liig ja ma ei olekski võib-olla tahtnud seda vaatama minna, nii et kes teab. Kui sa ütlesid, et mõned momendid sellest filmist ei reetnud otseselt seda, mismoodi seal filmis endas see klassivõitlus siis nagu see probleemistik lahendati, et sa pidasid silmas treilerit siis jah, et treileris
ma ei mäleta seda treilerit enam niimoodi nii kindlalt, et seda öelda, aga ma ei mäleta, et see treiler oleks tekitanud minust tundeid. Või mille kohta sa ütlesid, et see ei andnud ära? No võt, täpselt minu meelest see treiler, vähemalt midagi selles treileris ei olnud sellist, mis oleks väga tugevalt nagu öelnud mulle ära, et mis seal filmis saama hakkab. Minu jaoks oli filmi, ütleme, ma ei tea, kas siis teine poolaeg on nagu õige öelda. Ma ei mäleta täpselt, mis hetkel seal filmis see nii-öelda nagu twist toimus, aga kindlasti nii-öelda viimane või ütleme 3. vaatus filmist oli minu jaoks väga suur üllatus. Ma ei oleks seda osanud oodata selle põhjal, mida ma sellest filmist teadsin enne, kui ma vaatama läksin. Eks see on nii ka mõeldud, ma arvan. Jaa, absoluutselt. Ja see toimib ülihästi. Jah. Sest et jaa. Ühesõnaga jätame avastamisrõõmu kõigile, kes ei ole veel seda filmi näinud, aga igal juhul popkulturistid soovitavad. Pärast seda, kui terve maailm on juba soovitanud, siis see viimane puuduv kvaliteedi märk, see kuldne täheke on nüüd siis löödud selle filmi plakatile. Et saame jälle taaskord natukene filmisoovitusi jagada, mis ei ole üllataval kombel ei Marveli filmid ega Star Warsi filmid või isegi mitte Star Treki filmid või Sõrmust isanda filmid. Ma ei tea, mul siin teki all nüüd see temperatuur on kuidagi stabiliseerunud, et ma ikkagi seda särki praegu päris seljast ei võta, aga ma mõtlen, et võib-olla proovime edasi oma jätkusaates nüüd, kui pinge on maas. Kuidas sa tunned? Jaa. Et sa mõtled, et seal siis peaks nagu särgi päris ära võtma või? No, et vaatame, mis seal juhtuma hakkab, jah. Selles suhtes. Jaa, ma olen tegelikult... Või on sul midagi hingel, mida kindlasti tahaks ikkagi praegu veel läbi rääkida? Ma ei tea, see on nii naljakas tõesti, kuidas see elu nüüd on nagu nende viimase paari nädalaga nii palju muutunud, et ma ei teagi, ma vaatan, see on nii naljakas, et mul on siia pandud siia meie listi, et teemadest, millest rääkida, on pandud selline teema nagu maailm muutub paremaks. Aga sul on seal ka üks link. Ilma selleta see oleks jabur asi, mida panna sinna lähmetesse. Jah, ja seal lingis see on viide ühele ajakirja Time artiklile, mille pealkirja on 25, kuidas maailm muutus paremaks aastal 2019. Ja need on erinevad graafikud, kus on näha, kuidas õhukvaliteet on paranenud ja järjest enam inimesi maailmas saab ligipääsu elektrile ja see elekter on järjest nii-öelda keskkonnasõbralikum ja järjest rohkem inimesi omab ligipääsu puhtale veele ja keskmine palk on maailmas tõusnud ja hästi palju, järjest rohkem inimesi, juba 86,3% inimestest oskavad lugeda, mis on uskumatu. Järjest rohkem... 86,3? Jah, protsenti maailma inimestest oskab nii kirjutada kui lugeda. Ja siin on veel, et 89,59% maailma lastest lõpetavad ära algkooli, mis on samamoodi täiesti uskumatu ja järjest väiksemaks on läinud see vahe, et kui varasemalt on olnud palju suurem osa õpilasi, kes lõpetavad algkooli, on olnud meessoost tudengid, siis nüüd on see vahe väga-väga väikseks läinud. Et see on kõik nagu täiesti uskumatu, aga sellele nii-öelda kõigele peale vaadata ja rääkida siin sellest, kuidas maailm läheb järjest paremaks olukorras, kus ilmselgelt on tekkinud mingisugune selline uus normaalsus ja tegelikult ei saagi öelda, et veel oleks tekkinud uus normaalsus, et meil on tegelikult ikkagi veel selline globaalne tervishoiukriis käsil, et siis kuidagi nagu selle teema ettevõtmine tundub kuidagi naeruväärne ja ausalt öeldes, kui sa küsid, et mis mul hingel on olnud, siis selle kõigega nagu seoses, mis toimunud on mul järjest rohkem seda tunnet, et nagu teemad, millest ma varem oleksin võib-olla palju nagu intensiivsemalt rääkinud ja asjad, mis oleks nagu mulle nii palju olulisemad olnud veel mõned kuud tagasi või isegi võib-olla kuu aega tagasi, tunduvad täna kuidagi kauged ja
ja vähetähtsad või kuidagi sellised omandanud uue konteksti. Ma ei tea, kas see kõik tuleneb sellest, et me veel harjume selle uue normaalsusega ja mingi hetk keerab elu jälle tagasi mingisuguse tavapärase rütmi juurde, aga see on nii huvitav, kuidas vähemalt ma ise tunnen, et see nagu kontekst minu enda peas on pöördunud sellelt, et nagu minu asjad on kõik nii tähtsad sellele, et tegelikult on nagu tähtis see, et inimesed oleksid terved ja saaksid süüa ja tunneksid ennast ohutuna ja kuidagi selle tagamine on kõige olulisem ja kõik muu selle kõrval kuidagi on kaotanud oma tähtsuse, mis laias laastus on ju täiesti absurd, see ei ole nii, maailmas ei ole selle tõttu, et meil on üks suur väljakutse praegu käsil, ei ole kadunud kõik teised mured. Ja kas või see, et veel rohkem inimesi maailmas saaks ligipääsu veel kvaliteetsemale haridusele ja et me ei liiguks eemale keskkonna eesmärkide saavutamise suunalt ja kõik mis muud asjad, mis me oleme siin aastakümneid teinud, et maailma parandada, aga kuidagi praegu mulle endale tundub, et need on kõik kuidagi nii kõrvalised asjad ja teatud mõttes see on nagu see pahandab mind, aga ma ei tea, mida ma peaksin tundma. See natukene meenutab seda äratundmist või neid järeldusi, milleni ikka inimene jõuab pärast seda, kui ta on seljatanud mingisuguse haiguse. Isegi kui see pole olnud midagi üliränka, isegi kui tegu on olnud näiteks mingisuguse nädalase ma ei tea, palaviku ja nohu ja valusa kurguga. Et kui see tervis tagasi hakkab tulema ja jõud hakkab kehasse tagasi tulema, siis see tunne on niivõrd kuidagi isegi mitte vabastav, vaid lausa mingit sellist nagu valgustust andev. See tunne muidugi kaob ära üsna pea, aga põhiasi, mis meenub, on see, et kui tervis pole korras, siis pole millelgi muul tegelikult tähtsust, eks ole. Ja vaadates seda, mis igal pool ümberringi toimub, võib küll ju mõelda positiivse külje pealt niimoodi, et võib-olla me suudame nüüd natuke paremini meeles hoida, kui oluline ja kuidagi eriline see on, et me üldse hommikul jälle ärgata saime näiteks. Või kuidagi, mulle väga meeldis Neil deGrasse Tysoni viimases raamatus Letters to an Astrophysicist, üks mõttevahetus, mis tal oli seal ühe inimesega, kes talle kirja oli saatnud. See raamat koosnebki kirjadest, mida inimesed on talle aastate jooksul saatnud ja siis tema vastustest nendele kirjadele. Ja seal tuleb teemaks ka elu ja surm. Ja siis ta seal räägib kuidagi niimoodi, et see, et üldse üks inimene saab elada, rääkides sellest, et elamine on nii imelik kogemus ja me ei tea, mis meist saab ja see on mõnes mõttes nagu talumatult absurdne ja kuidagi põhjendamatu, et miks me peame elama seda elu ja veel teadmata, mis meist edasi saab või kust me üldse tulime. Et seal ta käib välja sellise tõe, et suurem osa inimesi, kes üldse saaks teoreetiliselt olemas olla, võttes arvesse seda, et kui palju erinevaid selliseid DNA kombinatsioone või geeni kombinatsioone võiks maailmas kokku olemas olla, kui need kõik võimalused niimoodi Exceli tabelisse laduda. Et siis suuremal osal inimestest, kes teoreetiliselt võiks olla olemas, ei ole kunagi olnud ega ka saa olema võimalust olla olemas. Ehk siis meie, kes me siin kannatame ja praegu siis kannatame pandeemia tähe all ja meie sinuga
väga tegelikult ju ei kannata, et katus on pea kohal ja praegu veel tervis on korras ja kõht on täis, et need on need põhivajadused, mis on kenasti kaetud ja siis ongi juba silmakirjalik rääkida mingisugusest kannatamisest, aga noh, see hirm ja paranoia, mis meid ümbritseb, seda ju, see on selgesti tajutav ja see ikka mõjutab seda igapäevast sellist vibe'i ja enda sellist, ma ei tea, turvatunnet ka. Et jah, et isegi see, mida me praegu siin läbi teeme, on mingis mõttes üks väga eriline privileeg, kuigi seda on jabur niimoodi nimetada. Ja natukene on isegi, ma ei tahtnud hakata mingit kõnet pidama, aga lihtsalt kuna me hakkasime rääkima, et mis on hingel, siis need on loomulikult need on asjad, mille peale minagi olen mõelnud, et kui siin mõnes kohas on ju palju hullemini, eks ole, kui mõnes teises kohas ja kui me mõtleme kas või Itaalia peale, et seal on ikka nagu väga, väga palju halvemini, eks ole, kui meie praegustes koduriikides, Belgias ja Ühendkuningriigis. Et selle kõige valguses tundub jah, nagu jabur kuidagi mõelda mingite nagu positiivsete külgede peale või siis tagatipuks, ma ei tea, positiivsete uudiste voogude peale või mis iganes, aga see kõik on selles mõttes selline jõuduandev info siis või need on jõuduandvad asjad, mida võtta teadmiseks. Ehk siis need tõed, mis on ka faktilised tõed, et elu maailmas pole kunagi olnud turvalisem, mugavam ja kokkuvõttes, ma ei tea, lihtsam kui praegu, isegi praegu pandeemia ajal. Et ja sellest räägib ka Neil deGrasse Tyson oma raamatus teadlase vaatepunktist. Ja natukene sinnasamma teemasse läheb sisse ka selline näitleja nagu John Krasinski, keda The Office'i fännid teavad ühe põhinäitlejana. John Krasinski siis hakkas tegema nüüd just äsja sellist positiivsete uudiste saadet, mille pealkiri on Some Good News. Et SGN, Some Good News, me saame selle panna ka oma saate märkmetesse koos teiste oluliste teemaviidetega, mis siit saatest läbi jooksid. Aga jälle üks selline katse põhimõtteliselt lihtsalt meenutada inimestele, et totaalseks paanikaks pole põhjust ja vaatamata kogu sellele õudusele ja teadmatusele ja peataolekule on siiski väga palju seda, mille üle rõõmu tunda, mille pärast naeratada, mille pärast tunda kergendust, et me inimestena ei ole ka totaalne katastroof ikkagi siin maailmas nagu liigina, vaid me oleme võimelised ka väga suuremeelsuseks, altruismiks, südamlikkuseks, kõigeks selleks. Nii et ma soovitan vaadata seda Some Good News saadet ka YouTube'ist. See on väga hea soovitus, sest see ongi üks osa ka sellest, mida ma ise olen kuidagi kogenud ja millele väga palju mõelnud, et enne seda, kui see haigus jõudis Euroopasse, ehk siis enne seda, kui see haigus jõudis lähedale, mul oli väga sügav huvi kogu selle viiruse leviku ja kõige muu vastu ja ma väga hea meelega lugesin selleteemalisi artikleid ja kuulasin selleteemalisi saateid ja kuna nagu viroloogia üleüldiselt on mulle alati huvitav olnud ja siinkohal, kui kedagi teist ka veel kogu see pandeemiate teema nagu sisuliselt huvitab ja on praegu võimeline seda teemat nagu seedima, siis selline raamat on ilmunud nagu, issand, mul on kohe kuidagi pea natukene tühjaks läinud, et mis selle autori nimi oli, aga inglise keeles on selle raamatu pealkiri Spillover. Animal Infections. See raamat on meie saatest läbi käinud,
on läbi käinud. No vot, väga hea, siis ma mainisin autorit, see on David Quammen ja see on ka tõlgitud eesti keelde raamatuna Hüpe, et ma väga soovitan seda lugeda, aga ja siin nüüd ongi see koht, kus ma nagu ennast analüüsides mõtlen, kui naljakas see on, et siis, kui probleem oli justkui Hiina keskne, see oli kaugel, see kuidagi ei olnud mulle lähedal, siis ma sain seda võtta kui huvitav asi, mida jälgida. Ja nüüd, kui see on minu lähedal, on mul väga raske seda teemat nagu läbi töötada ja käsitleda ja see on, igatahes on see pannud mind nagu mõtlema selle peale, et see võib-olla ei ole nagu, võib-olla see ei ole nagu väga positiivne. Ma ei tea, kas see ütleb minu kohta spetsiifiliselt midagi halba või inimkonditsiooni kohta laiemas kontekstis midagi halba, aga mul on tunne, et praegu olen ma sellises faasis, kus ma tahan just neid some good news ja kõike muid nagu häid asju lugeda, mitte selle kohta jälle teada saada, kuidas kõik on suhteliselt keeruline. See kõik ongi tasakaalu küsimus alati. See on natuke, iga inimene tunneb selle ära, iga inimene, igat inimest on võimalik rivist välja lüüa, kui tal puudub tasakaal, kui midagi on liiga palju ja midagi teist, mida on väga vaja, on liiga vähe. Ja sarnasel moel, kui tuua mingi siuke nagu kahjutum näide, ma ei suuda väga kuulata sellist väga rasket ja depressiivset muusikat, kui väljas valitseb raske ja depressiivne ilm näiteks või kui on selline aastaaeg, et kui on ikka siuke rõve, kõige sügavam, pimedam november, siis ma ikka nagu, ütleme, sunnood nagu väga palju ei kuula, onju. Samas, kui on selline lõõskav päike ja kõige helgem suveilm, võib sunnoo olla just päeva parim võimalik soundtrack, et kontrastid ja tasakaal on see, mis meid ikkagi pinnal hoiab ja selles mõttes see Some Good News ja muud sellised sarnased algatused, nad ei ole nagu laitust väärt minu meelest, sest et lõppkokkuvõttes me kõik ju elame selles ühes ja samas teadmatuses ja mingis mõttes nagu sellises kaoses isegi ja katsume kuidagi pinnal püsida, et mis seal ikka nagu maaslamajat veel nagu lüüa, on ju. Et kui keegi tahab mingisugust nagu vitamiinisüsti endale, siis ta võib minna PÖFFil vitamiiniprogrammi vaatama või siis võib mängida oma lemmikmäng, võib mängida Stardew Valley't ja sinna ära kaduda 3 tunniks, et see kõik on okei, seni kuni on olemas tasakaal. Ja ma arvan, et asi, mis muudab inimesi kuidagi nagu küüniliseks selliste algatuste suhtes, ongi just see, et nad jäävad väga kinni elu tõsidusse. Aga see ka on mõnes mõttes ainult üks selline kramp või poos, mis ei kätke endas kogu tõde. Sest et vaat sageli on nii, ma ei tea, kas sina oled nii tundnud, et kui on nagu selline nagu madal punkt elus ja on ikka nagu, ma ei tea, nädalate kaupa on hästi halb tuju ja meel on must, siis tekib selline tunne, et sul on mingis mõttes nagu selline, tekib siuke nagu üleoleku tunne teiste inimeste suhtes ja ülejäänud maailma suhtes, sest et tekib selline tunne, et ma olen juba seda kõike näinud, ma olen juba seda kõike teinud, ma juba olen nagu sellest kõigest üle saanud, et mingid lihtsad ninnu-nännu lõbustused mind enam ei köida, ma tean, et elu on mõttetu ja sitt ja põhimõtteliselt, et see depressiivsuse tõsidus teeb inimese natukene nagu selliseks kuulikindlaks, vaata, et ta nagu käibki ringi natuke nagu siuke käib ringi nagu must vari, keda enam miski nagu ei lõbusta ega kõiguta ja mõnes mõttes on nagu, selles on mingi oma tugevus nagu selles olekus või oma mingisugune siuke nagu vastupidavus, mida ei ole inimesel, kes võib-olla on pigem nagu rõõmsameelne ja kepsleb ringi, sest et selline inimene kontrastina seal kõrval tundub nagu keegi, kes on tohutult kergemeelne ja võtab kõike liiga kergelt ja on naiivne ja kokkuvõttes on lihtsalt nagu lapsik, elab teadmatuses ja on selles mõttes nagu loll, on ju, elab oma õndsas teadmatuses. Aga
aga ma arvan, et see on veel üks selline nagu komistuskivi arvata, et helguses peitub rumalus. Sest et kui inimene on jõudnud selle helguseni ikkagi nagu, ma ei tea, ausaid teid pidi, et kui see ei ole lihtsalt selline nagu trillalla-trullalla nagu, et selline nagu helgus läbi eituse, et midagi hirmsat siin maailmas polegi ja kõik on tegelikult väga lõbus kogu aeg. Et kui selle helguseni on nagu jõutud, siis mulle tundub, et see on ikkagi veel kõrgem level selles mõttes, et siis see on juba selline nagu, siis see on juba selline Buda level natukene. Ja noh, kui me loeme Dalai Lama tweete, siis tema on ka helge ja positiivne, aga kordagi ei teki tunnet, et ta elab eituses, et ta ei saa aru, mida tähendab inimlik kannatus näiteks. Vastupidi, et selle helguse ja soojuse taga on suur elukogemus ja elutarkus. Jah, South Parkil oli selle kohta, kuna nad on nii palju asju teinud, siis nendel on iga asja kohta mingi hea osa. Ma ei mäleta, ma ei tea, kas sa mäletad, aga oli selline osa nagu You're Getting Old, ei. Kus tegelane Stan käis ringi ja kogu maailm tundus talle sitane. Et inimesed rääkisid ja see kõik tuli välja selliste koledate peeruhäältena ja ta nagu, ta ei saanud aru, miks nagu kõik rõõmustavad samal ajal, kui nagu kõik tundub nagu väga sitt. Ja arst uuris teda ja ütles selle peale, et it's a condition called being a cynical asshole. Et see on põhimõtteliselt see, mida sa kirjeldasid ja mis tõesti võib vahel kuidagi hirmuäratavalt tuttavana tunduda. Aga praegu ma tunnen tõesti, et see tasakaalu jutt oli väga nagu hästi toimiv praegu, et ma tunnen, et selle tasakaalu saamiseks ongi vaja nagu rohkem kuidagi helgust, vähemalt minul isiklikult ma tunnen, et on vaja seda helgust rohkem. Seetõttu ma isegi ei usu ise ka, et ma seda praegu ütlen, aga saades aru, et ilmselt saab raskemal ja depressiivsemal muusikal olema raske aasta, siis on jube kahju, et selline tore pilvitu Europopi kogum nagu Eurovisioon see aasta ära jäi, et oleks võib-olla olnud siis kõigile natukene sellist helget ja rõõmsat ja pilvitut muusikat selle kõige tasakaalustamiseks. Koroonavisioon on selle asemel. Ja ma ei näinud seda tulemas, Ivo. ma ei näinud seda tulemas. Et sa selleni jõuad. Ma arvan, et see on ideaalne moment, et tõmmata otsad kokku tänaseks ja vaadata, mis saab siis, kui pinge on maas. Ehk siis lähme oma teise stuudiosse, mis on seesama stuudio, ja teeme väikse lisasaatekese oma Patreoni toetajatele. Mida saab siis kuulata patreon.com/popkulturistid lehelt. Aga kõigi teistega me kohtume 2 nädala pärast ja aitäh, et te meid kuulate. Olge terved ja ärge kartke tasakaalu.